Tere tulemast vaatama ja kuulama sellist esimest episoodi Vodcastist nagu Eesti Veehääl. Vodcast on nagu podcast, aga pilti näete ka. Esimeseks külaliseks Tiina Ross, keda tuntaksegi veehäälena, veenaisena, inimesena, kes on aastaid ja aastaid käinud mööda Eestit ja mööda maailma ja rääkinud inimestele nii lihtsast asjast, nagu on vesi ja vee joomine ja vee tarbimine ja see, et kas vesi on puhas, elus, kasulik või on see vesi, mida me iga päev tarbime, hoopis midagi muud. Tere sulle, Tiina! Tere, hea Rain. Tiina, esimene küsimus sulle. Kas veel on hääl? Ma kõigepealt ütlen tere ka kõigile teistele, kes meid siin kuulavad ja loomulikult veel on hääl. Kuigi väidetakse, et veel on ka mõistus ja tunded ja nii edasi, aga ma usun, et veel on ka hääl. Teeme need nii-öelda põhilised veeasjad kõigepealt siin jutu alguses selgeks, et inimesed, kes võib-olla iga päev ei räägi veest või ei mõtle veest, saaksid siis ka aru, et millest me räägime ja miks me üldse räägime. Mis asi on veeteadus? Veeteadus on teadus, mis räägib veest. Ehk siis räägib vee omadustest, mida meile koolis õpetatakse, need samad, mis ma ütlesin, et vesi on siis maitsetu, lõhnatu ja läbipaistev vedelik. Aga tegelikult olen mina aru saanud, et see päriselt ikka nii ei ole, et vesi on palju sügavam kui lihtsalt siis need 3 omadust, et veel on tegelikult maitse kindlasti kohe ja nii nagu ma ütlesin, veel on ka mõistus, mälu ja nii see on. No veega me oleme ju kõik kokku puutunud, see peaks olema nii lihtne ja üldine teema absoluutselt iga inimese jaoks. Me joome vett, me peseme ennast veega, me puhastame enda ümber olevaid asju, kodu veega. Me käime duši all, vannis, meres ujumas, basseinis, trenni tegemas. Vesi on absoluutselt igal pool meie elus ja saadab meid sünnist kuni surmani. Lisaks kõigele keemiatunnis oleme me ju veega ka kokku puutunud. Miks on siis nii hädasti vaja inimestele täna veest rääkida? Jah. Tegelikult me tõesti, me kasvame ju vesikeskkonnas, on ju, kui me oleme seal lootekotis, siis seda ümbritseb vesi ja kui seal on vähe vett, siis on juba eos probleemid ja veega me ka siit läheme, et kui üks päev siis on aeg selle 6 laua raha käiku lasta, siis tegelikult meid pestakse puhtaks, eks ju. Vesi kannab suuri laevu ja nii edasi, aga miks siis on hädasti vaja veest rääkida? On see, et see on liiga lihtne, et olla tõsi, et vee taga võib veel olla vesi. Et mina olen ikka aru saanud ja ma saan aru ka sina, et peale vee on olemas veel vesi. Ehk siis see, millest mina iga päev räägin. Ja muidugi ma olen läinud nii-öelda selle teise vee teema rääkimisega oluliselt sügavamale, ehk siis püüdnud inimesi üleüldse tuua siia kaasa mõtlema, et on vaja vee teemal rääkida. Siinkohal on hästi paslik. Ma saan viimasel ajal tänu sellele, et me oleme hakanud Rainiga siin koostööd tegema, huvitavaid tagasisidet ja kirjavahetusel on läinud väga kihvtiks ja ma tahan lugeda ette siin ühe tagasiside tänasest. See on nii lahe.
aga ikkagi sealjuures joon ma seda vett, mida kätte saan, kraanist, kaevust, mõnikord pudelist. Sealjuures ma ei mõtle selle omadustele ja seda väga lihtsal põhjusel. Ma pole nii rikas, et sellistele asjadele mõelda. Pole mõtet enda jaoks asju keeruliseks mõelda. Inimene on ju selline suhteliselt vastupidav loom, et harjub igasuguse keskkonnaga ja tingimustega. Mõnikord küll sureb ära, aga seda võib käsitleda paratamatusena ja nii edasi, et see vestlus jätkub. See on üks tore mees, kes kirjutab luuletusi, kes on selline paras filosoof ja ma mõtlesin, et see sobib täna siia väga hästi, sest see on just see, mida klassikaline hulk inimesi mõtleb. Et nii see ongi. No mis see siis on? Ma ju olen kogu aeg seda vett joonud, et kas te teate, minu vanaema elas üle 90 ja ta jõi seda sama vett. Nii räägitakse, nii et miks on vaja veest rääkida? Sellepärast, et inimesed saaks aru, et selle vee taga on ka teine vesi. No ma ei võtnud täna siia intervjuule spetsiaalselt kaasa mitte kangen vett, vaid võtsin selle tavalise pudelivee. Siia on ilusti Aqua peale kirjutatud, ehk siis lubatakse, et ma joon vett. See on mõnus ja külmkapist on tulnud. No kui ma nuusutan, siis lõhna ei ole. Ja kui janu on, siis tuleb juua, eks ole. Seleta nüüd ära, mis see vahe siis on, et kui mina nüüd võtsin lonksu siit pudelivee veepudelist ja püüan ennast hüdreerida, mul on ka siin palav hetkel ja päev on pikk olnud, tööd on palju tehtud, ma tunnen, ma olen ringi liikunud, et ma pean vett jooma. Mis on nüüd sellel veel vahet võrreldes selle veega, mida sina praegu sealt enda kangeni pudelist võtsid? Ma hakkan natuke kaugemalt jälle peale, et mul on iga neljapäeva õhtul kell 8:30 Eesti aja järgi Zoomi koosolek ja ehk siis Zoomi esitlus. Ma ütlen koosolek, sest et tegelikult see esitlus on iga kord erinev ja me ikkagi räägime seal kõigest muust, et kõik, kes kokku on tulnud seal koosolekul, võivad ka sõna saada ja tekib selline mõnus vestlus. Eile oli see päev, me saime kokku ja siis sealt tuli mul ka tagasisidet paarilt inimeselt, kes ütlevad, et kas seda nagu lühemalt või lihtsamalt ei saa teha. Et minu meelest ma räägin üsna maakeeli, aga ma püüan tuua siis sinu vastusele siia väga lihtsa näite. Et on tavaline uks, me mõtleme ja kõiki piltides on ju ja me suudame endale ette kujutada ehk tavaline toauks. Ja kujutage ette, siis sa käid sealt iga päev sisse-välja. Aga kui sul on seal kaaslaseks veel 20 meest, ehk te tahate korraga sealt sisse tulla, siis see ei ole võimalik. Te saate tulla niimoodi vähehaaval ja võib-olla mõni loobub ja ei tule ka, et nii kaua peab ootama. See on täpselt sama efekt on selle sinu pudeliveega. Ehk et siis see vesi ei suuda tungida rakkudesse, ta ei lähe sealt läbi membraani ja ta jääb sinna rakkuvahelisse ruumi ulpima. Ja vähehaaval ta suudab sinna rakku minna. Ja üks asi on see, et miks ta siis sinna peab minema. Sinna on vaja viia toitained, energiat. Meie elu käibki raku tasandil ja samas seal rakust on vaja välja tuua jääkained. Kui see vesi ei suuda sinna rakku tungida, siis tekib see koht, et me olemegi alaniisutatud. Ja me oleme ka alatoidetud nii-öelda ja me oleme kui lingi liikuvad deposiidid ehk siis deposiidid, mis on täis seda sama toksilist, mida peaks tegelikult väljutama see keha. Ehk et me oleme nagu mingid prügijaamad, mis kõnnime ringi ja see ei lähe organismist välja ja see omakorda hakkab siis tekitama neid haiguskoldeid, sest et see on kõik happeline, aga ma saan aru, et sinna me veel jõuame. Nii et vahe sellel ja sellel veel ongi see, et üks suudab keha niisutada piisavalt ja teine ei suuda seda teha. Et mis siis juhtub? Inimesel on varbad, jäsemed külmad, veri ei liigu, sellepärast et see sama vesi, mis peaks siis seda verd vedeldama, ei suuda seda teha. Ehk et kui me vaatame minu verepilti täna ja võtame inimese verepildi, kes on pidevalt joonud kraanivett ja pudelivett, siis nad kaks täiesti totaalselt eri asja. Et
mul juhtus eelmine aasta õnnetus, ma käisin operatsioonil oma käega ja see kirurg ütles, et ta ei ole ammu sellist vett näinud, kui ma muidugi sellel hetkel ta ei rääkinud mulle midagi, aga 3 päeva pärast ma pidin kontrolli minema. Ta ütles, kas mina opereerisin seda kätt 3 päeva tagasi, et nii hästi on haav paranenud, see oli augustikuu, kõik ennustasid, et see läheb mul halvaks ja nii edasi. Ja lisaks siis talle tuli meelde, et tõesti, kui ta mind opereeris, et see veri oli niivõrd erinev. Seda on tõestanud arstid ja meil on olemas selle kohta videod, seda võib vaadata, kuidas mikroskoobi all tegelikult veri muutub ehk siis suudab kanda seda kogu kehas laiali, mis hõlbustab sealjuures ka südametööd ja nii edasi, sest kui südamel on see veri paks, siis on oluliselt raskem seda ringi pumbata, tulevad sealt südame ja veresoonkonna haigused, aga kui see veri on õige konsistentsiga, siis sealt hakkab tervenemine. No ma joon kangen vett iga päev, ma praegu joon meelega seda vett, mida inimesed ütlevad, et see on ju vesi. Ma selle saan kätte siin Indoneesias, ma kraanist ei saa niikuinii vett juua, mulle seda vabadust isegi ei ole mitte, sest siis ma oleksin peldiku poti peal päevad otsa ja tunneksin ennast kohutavalt halvasti. Aga mis nüüd juhtub minuga, kui ma seda tavapärast käibevett joon päevad otsa? Või mis jääb juhtumata? Et ega sinuga niimoodi jala pealt ei juhtu midagi, et me mängimegi siin minu meelest elus on väga palju asju ja vesi on üks nendest, kus me mängime nii-öelda selle piiri peal, on ju. Et mitte midagi ei juhtu, vee piire on ka nihutatud selles mõttes, et kehvema poole, selle kohta on ametlikud teated olemas. Isegi see ei pane tuld põlema ka minul, ma ei teadnud ju sellest üldse, et on mingid veenormid ja siis veel neid on liigutatud ja kehvemuse poole ja mis see kõik tähendab, on ju. Et tõepoolest, näiteks Ameerikas on need normid näiteks hoopis kitsamad, ehk siis seal peab olema vesi kvaliteetsem kui Eestis, see on lihtsalt üks näide. Ja 20 aastat pidi olema vesi kvaliteetsem kui täna Eestis. Täna võib juua inimene kehvemat vett ja minu küsimus taaskord, kas meil on siis tekkinud mingid saastakogumikud organismi juurde, kus neid võib siis olla, et see vesi ei peaks olema enam hea, võime juua vett, mis meid rohkem siis kahjustab. Aga veel kord, see ei ole nii, et sa täna jood ja homme kukud pikali ja sulle diagnoositakse, et see juhtus sellest veest. Ei, see ei ole nii. See on akumuleeruv ehk et siis aja jooksul see koguneb ja koguneb ja koguneb, et ma olen ikka toonud siin näite, mulle meeldib tuua seda ookeani näidet, kuna ma siin elan, et need kivid, mis täna seal ookeani ääres on ilusad ümmarguseks lihvitud, kõik teavad, siis need ei olnud kunagi sellised, aga see vesi on ajapikku selle lihvinud, jällegi vesi ja neid kive tagasi saada nii, nagu nad olid algselt, on pea võimatu. Samamoodi on meie organismiga, et teatud asju on võimalik veel päästa ja tagasi keerata, aga kui on see asi ikkagi läinud väga kaugele juba, siis ei ole näiteks esimese tüübi diabeeti, on ju. Et me saame küll seal oluliselt leevendada siis insuliini süstitavat hulka, aga me ei saa seda päriselt tagasi keerata. Et seega kohe ei juhtu sinuga mitte midagi, aga see on akumuleeruv ja mida varem me selle peale mõtleme, seda kauem me vitaalsed ja head välja näeme, sellepärast et kui sa jood õiget vett, kui sa niisutad oma keha piisavalt, toetad oma keha funktsionaalsust, sellepärast et kõik meie organid töötavad veega. Meil ei ole üldse varianti. ja mida varemat vett sa siis varem annad, seda kauem sa hea püsid, et väärtuslikult ja väärikalt saab ka vananeda. No kui ma nüüd seda enda veepudelit praegu siis vaatan, eeldades, et ma olen teadlik veetarbija, et ma olen mõnda artiklit lugenud, mõnda YouTube'i videot vaadanud, võib-olla sinu esitlusel isegi käinud ja nüüd ma olen veeteadlik, siis ma loen siit pudeli pealt. Mulle öeldakse suurelt ja laialt siin seda, et see pudel on tehtud teistest pudelitest, et see on taaskasutatav, mis siis annab mulle ilmselt hea tunde, et ma olen taaskasutamisega kuidagi sina peal.
aga no, ükskõik, kuidas ma nüüd püüan siit otsida, see on küll Indoneesia pudel, aga siin on palju inglisekeelset teksti peal, ei leia ma ühtegi sõna selle kohta, et mis siin vee sees on, et mis vesi see on. Kuidas ma saan teada, et mis vee sees siis on? Nojah, aga ega milleks sul seda vaja teada on? Sa teed selle teadmisega. Noh, et kas see nüüd on hea vesi mulle või ei ole hea vesi? Aga seda sa ju tead ka, et paber kannatab kõike. Et minu meelest see on üks suur mull, meile väga palju valetatakse. See ei ole tänapäeval enam mingi saladus, et inimestele valetatakse päevast päeva. Ja kui sa ikkagi ise sinna sügavuti ei lähe, siis sinna pudeli peale võib sulle ükskõik mis kokku kirjutada. Mina olen siin konkreetselt ostnud 22 erinevat marki sellist pudelivett on ju erinevat ja testinud ja mõõtnud neid. Ja see, mis siin peal ongi siin peal, eks ju. Aga kui sa sinna sisse nagunii ei lähe, siis sinna peale võibki veel kord kirjutada, mida sa tahad. Sest et isegi kõige lihtsam pH-test näitab, et need pH-d ei vasta, kui lubatakse siin, ma ei hakka marke nimetama, aga igaüks saab neid teste ise teha. Et seega tõesti ja inimene ei oskagi otsida, mida sa sealt veepudeli pealt peaksid leidma tegelikult. Mida sina arvad, et sa peaksid sealt leidma? Okei, sellest me saame kõik aru, et ta on teistest plastpudelitest tehtud, see on taaskasutatav, see nagu tõstab natukene enesetunnet, aga kas meil seda on vajalik? Mida tegelikult sa peaks otsima plasti kohta sealt pudeli pealt? Kas sa tead seda? Me peame otsima, et on see PPA vaba, eks ju, ehk et seal ei ole bisfenolaat sees ja mis see omakorda teeb ja nii edasi. Et siin ei ole midagi. Läheme siis selle vee asja juurde nüüd lähemalt. On olemas happeline vesi, on olemas aluseline vesi. Mis see vahe on? Vee pH-d mõõdetakse 1–14. Üks on hästi happeline ja kui ta on keemia, siis ta on väga tugevalt söövitav ja 14 on siis väga tugevalt aluseline. Nii et seal vahel me siis kuskil peame olema, mida siis inimese jaoks pH kõige selgemini tähendab. Meie pH on erinev, näiteks meie naha pH on 5,5–6 olenevalt piirkonnast. Meie organid on erineva pH-ga. Magu on happelisem kui veri, veri on lausa aluseline ja vere pH on hästi konkreetne, mida ma iga kord välja toon, et see peab olema 7,34 ja kuskil seal vahemikus natuke siia-sinna kõikumist on lubatud. Ma olen ka lugenud artikleid, kus arstid loevad normaalseks, kui tegelikult see vere pH on hästi piiri peal ja nad ei suuna veel inimest, et võta ja muuda midagi oma toitumises, nii et vere pH on siis kehal nii-öelda kõige olulisem, mida ta peab hoidma ja seda ta saab teha läbi aluselisuse. Ja kui siis kehas ei ole mineraale, millega siis seda alust hoitakse, siis on keha ummikus. Selle tõttu muutuvad mehed üsna ruttu kiilaks, on küüned haprad, hambad lagunevad ja tuleb luude hõrenemine. Et need on nagu sellised kõige tõsisemad teemad, millele tuleb tähelepanu pöörata ja inimesed siis võtavad pihuga juurde erinevaid mineraale, kuna toidust ja veest seda täna enam ei saa ja see on siis alushappe teema. Ehk siis happeline on see, mis meie kehas nagunii peab olema. Magu peab olema happeline, et see toit seeduks, et ensüümid töötaksid. Kui seda ei ole, siis lihtsalt toit roiskub. Et see peab olema õige pH-ga, täpselt samamoodi nagu veri, nagu liin, nagu silmad ja nii edasi. Silm on muideks oluliselt happelisem, et silma me võime vabalt panna ka pH 6 vett nagu kehale, mis on väga hea silmatilkadeks ja nii edasi. Nii et alus ja happe kehas mõlemad on väga vajalikud, aga oluline on tasakaal, et meil oleks kehas õige tasakaal.
no kuidas ma siis saan teada, et millist vett ma joon, et kas ma joon, kas see vesi nüüd on happeline või aluseline või mis mu kraanist tuleb või kuidas ma teda iga päev veetarbijana siis teada saan või sellest kindel saan üldse olla? ega seda, ongi, sa saad osta selle pH ribakese ja siis sa võid arvata, kas see näitab tõtt või mitte, oleneb, kus sa ostad, et ma olen ka neid erinevaid proovinud, et sa pead ikkagi teadma, et see reaalselt toimib. Ja veel kord, et üks asi on see, et vesi on aluseline ja teine asi on vesi on antioksüdantne, kohe me jõuame, ma usun sinna ka, aga seda aluselisust on siis see, et kõik pudeliveed on happelised, absoluutselt. On siin erinevaid, ma hakka marke nimetama, Eestis on ka üksikuid veesid, mille puhul võib olla kindel, et see on enam kui 7 koma millegagi. Ja kui meile paistab, et ta on aluseline, siis tegelikult on seda väga kerge paika panna näiteks kõige lihtsama söögisoodaga. Et ma olen siin teinud katseid, tule 20-30 neljapäeval Zoomi ja saad neid katseid näha, et iga nädal me midagi huvitavat seal teeme, kindlasti midagi sellist, mida sa kunagi näinud ei ole, aga et veel kord, enamus veesid, mis on täna pudelis, kui ta on ka keemiaga sul tehtud aluseliseks, et sa saad öelda, et see on aluseline vesi, siis kahjuks keha ei tunne seda ära, et keha jaoks ei ole ta ikkagi aluseline. Ja seda saab samamoodi katsetada. Ärme pööra tähelepanu veel markidele, aga vaatame siis, esiteks on näiteks mullivesi. Vaatame numbri ära ja siis ma räägin, mida see iseenesest tähendab. Et see on 325, 330 ja see tõuseb 342, 346, siis on tavaline pudelivesi, mis ei ole oluliselt parem. See konkreetne vesi on siin samamoodi 382 ja nüüd, kui me vaatame seda vett, siis te võite märgata, et siia ette on järsku tekkinud miinusmärk ja ta näitab siis -700. Need on siis kangel veed pH 9,5 ja pH 11,5. Vaatame siis, mida see kõik, mis numbreid me nägime, mis see näitab siin tabeli keeles. Et mul on siin siis 2 poolt, üks on miinusega ORP, mis siis tähendab antioksüdanti ja teine on plussiga ORP, mis siis tähendab oksüdanti. Antioksüdant on siis see, mis meid päästab, mis hoiab kontrolli all vaburadikaale, kes siis tahavad rünnata meie rakke, kes ründavad ka meie DNA-d. Nii et oksüdatsioon on see kõik, mis meid vanandab. Et nii sellepärast ma ütlen, kõik, mida me sööme, joome ja hingame, on happeline ja me peame väga tõsiselt vaatama sinna asja sisse, et säilida heas konditsioonis ja mitte kallata endale seda liigset happesust sisse. Kui me siia juurde veel võtame näiteks karastatud joogid, spordijoogid, see teema... Õudselt head on ju, kõik on ju õudselt head. Kõik värvilised joogid, mida sa käid, talvel õnneks Eestis väga ei ole, aga suvel ikkagi ka sellistel allapoole meetri pikkustel jõmmidel on käes erinevad värvilised joogipudelid. Ma olen päris kindel, et sellist vestlust, mida me siin sinuga teeme, paljud lapsevanemad ei tahagi kuulata, sest et nad teavad täpselt, et lapsele maitseb see magus jook ja miks ma peaksin siis teistmoodi tegema. Sinna ma tahtsingi jõuda, Tiina. Miks sellest veest rääkimine on nii vastik? Sellepärast ongi, et me kõik täpselt teame, et ma ei taha minna vastuollu sellega, et mulle maitseb Coca-Cola, et mulle meeldib Sprite või midagi muud. Ja ma lihtsalt elangi siin ju ainult üks kord, mis sa räägid siin oma veest. Ma tahan nautida seda, mida ma tahan. ja nii kaua, kui see suhtumine ongi selline, siis see ongi okei. Õnneks on ka neid inimesi, kes tõesti kirjutavad ja küsivad, et miks ma sellest nii palju räägin ja mis seal taga tegelikult on. No kas nüüd see, et mina joon praegu seda pudelivett, mis sa ütlesid, et on tegelikult happeline, eks ju, mul ei ole hetkel mingit testriba siin kaasas, et seda testida, aga ma usun sind, et see on happeline. Kas oleks minule antud hetkel parem seda vett mitte juua ja nii-öelda kannatada koduni
kus ma saan siis õiget aluselist vett juua. Või on see siiski nagu hädapärast okei, et ma praegu seda happelist vett enda organismi sisse valen? Ega siin sellist päris õiget vastust ei ole, on ju, et ma võin siin väita nii ja naa, on ju, ja siis kohe küsitakse, aga pane siia kõrvale uurimus, on ju. Et esiteks siis tuleme tagasi veel selle testriba juurde. See testriba võib sulle näidata, et see vesi on aluseline, kuna ta on paika pandud keemiaga. Mis ta tegelikult organismis teeb, on teine asi. See on üks väga suur pettus või teistpidi väga hästi varjatud tõde. Et näiteks inimene, kes on käinud Tallinnas veepuhastusjaamas, ta ütleb, et ta ei taha sinna enam rohkem minna ja tema mitte kunagi seda Tallinna vett endale suhu ei pane. Aga see ei sega neid kõiki teisi, kes ei tea seda tõde seal taga ja nad joovad rõõmsalt seda vett edasi, lasevad läbi Brita kannu. Kuigi ma ei taha midagi halba öelda mitte millegi kohta, aga läbi Brita kannu tulnud Tallinna vesi on parem kui otse kraanist. Et kõik, mida te natukenegi teete selles mõttes oma vee parendamiseks on kindlasti parem kui muu. Nii et tulles tagasi siis, et kas kannatada koduni, oleneb, kui kaugel see kodu on ju. Et kui ma olen reisil ja kodu on 3 päeva kaugusel, siis ma loomulikult pean midagi jooma, on ju. Aga kui minul on küll nii olnud, et ma konkreetselt jätan selle vee joomata, kui ma panen ikka oma aparaadi vee sisse ja ma näen, mis see vesi on, siis ma olen isegi, vähemalt inimesed tegid solvunud näo, ma ei tea, kas nad päriselt solvunud olid, et nende vesi nii paha oli ja ma seda ei joonud. Et seega, see on täitsa enesetunde küsimus. Veel kord, sa ei kuku ju jala pealt maha, kui sa seda jood, kui sul jänu on, siis meil on vaja niisutada keha, kuigi see ei pruugi sinna jõuda, see võib tekitada vastupidist efekti, aga me täpselt seda ikkagi ju ei tea. Inimesed on väga erinevad, ühele mõjub nii ja teisele teistmoodi. Nii et täpselt sihuke so-so enesetunde küsimus ja üleüldse tulles siia enesetunde juurde, ma tahan siit natuke seda olukorda laiendada, et väga oluline on oma keha tunda ja kuulata. Me oleme selle täielikult minetanud, et me teeme kõiki emotsiooni pealt, meil on kogu aeg kiire, kui mul ikkagi korra jänu tuleb, vahet pole, mis vedelik see on. Üks päev ma kõndisin oma koeraga siin tänaval ja ema saatis lapse poodi vett ostma või see pisikene putka, kus saiu ja kõiki müüakse, seal külmkapp. Ma kuulsin ise, kui ta ütles, et mine osta vett. Ja siis laps tuli jooksuga tagasi, siuke pisikene armas lokkis peaga põnnike ja ütleme, et neil ei ole seal vett ja ma tõepoolest vaatasin, seal oli kõiki värvilisi pudeleid, aga vett ei olnud ja ema rääkis seal teistega juttu, ei olnud telefonis, rääkisid omavahel juttu ja ütles, vahet pole, mine võta sealt midagi, mis sulle meeldib. Selle asemel öelda, lähme järgmisse kohta ja vaatame, kas seal on vett, mis oleks olnud kindlasti parem kui ükskõik mis on ju, siis mine võtta sealt midagi, mis sulle meeldib. Nii et see on see koht, et kuulama keha, aga me saame oma keha kuulata palju paremini või kas või meie lapsed saavad kuulata paremini, kui me oleme kodus seda asja rääkinud ja neid teemasid avanud, et mis siis tegelikult on olulised. Sa oled 3 korda selle vestluse jooksul siin flirtinud sõnaga antioksüdantne. Kust see antioksüdant siis nüüd ikkagi sisse tuleb? See on väga hea sõna. See on minu suur armastus, sellepärast, et sellega saabki flirtida. Et teema on selles, et kui ma ikka alati ütlen ausalt, et kui seda teemat koolis arutati, siis mina kas puudusin või olin vahetunnis või ma ei tea, ma tegin trenni, et sageli mind lubati trenni ka tundide ajast, et igal juhul koolis mind ei olnud ja mina polnud küll sellest mitte midagi kuulnud. Et selles mõttes ma saan natukene aru neist inimestest, kes tulevad esimene kord kuulama esitlust. Ja ma soovitan kõigil tulla, tule kuula 1 kord, 2 kord ja 3 korda ja siis sa tõesti saad sellest rohkem aru. See ei ole keeruline teema, aga selle jaoks peab võtma selle aja, et süveneda natukenegi. Ja antioksüdant on siis teema, mis on meil jällegi väga oluline ühest küljest, aga probleem
ja ta on meil olemas. Ta tekib meie ainevahetuse käigus, see on hästi normaalne, aga probleem tekib siis, kui see läheb tasakaalust välja. Noh, nagu mis iganes asi elus, kui see läheb tasakaalust välja, siis on asi pahasti. Ja meie puhul on pahasti see, et me oleme kõik väga oksudeerunud. Ja see väljendub näiteks, kui enne võtta juurde see happesus, noh, ma hakkan kohe sellest peale, millest see väljendub. Kui võtta juurde see happesus ja see oksudatsioon, siis inimesed on pahurad, paksud, tigedad ja kui on, pole hea väljend, aga põhimõtteliselt see nii on, et kui sul on see nuga, siis parim koht on seal sõbra seljas, me kõik teame seda ja inimesed on väga-väga liimist lahti ja üks suur põhjus on see, et ta ei tunne ennast oma kehas hästi, absoluutselt ei ole hea olla, sa tunned ennast halvasti ja kes siis sellest süüdi on? Loomulikult on sellest süüdi kõigepealt meie korrupeerunud valitsus, on ju, siis on süüdi naabrinaine ja kõik muu, aga minul on selline tunne, et meil on kodudes tänapäeval vähe peegleid. Me ei näe ennast, et sina oled ka seal taga veel kuskil olemas, et sul on halb enesetunne. Ja see tuleb suuresti veest. Et nüüd tundub, et mida sa siin suurustad, mida me räägime, mis see vesi on ju nii normaalne, meil on ju see kogu aeg olnud, kuidas nüüd sellest. Ei, see ongi päriselt sellest, et me tunneme ennast halvasti, sest et kui ma rääkisin seda akumuleerumise kohta, siis ühel päeval ongi klaas täis, mõõt täis nii-öelda ja need inimesed, kes siis hakkavad jooma antioksidantset vett, nemad kohe tunnevad selle ära ja nad on kohe nii-öelda minu paadis ja ütlevad, et see on päris tõsi, mida sa räägid, ega ma ei uskunud, ega mina ka ei uskunud, kui ma esimest korda kuulsin. Seega antioksidant on see, kes paneb oma rinna kummi ja ütleb, oksudant, tule, ma kaitsen seda rakku, tule ründa mind. Minu meelest on arusaadav, eks ju. Antioksidant on see, mis aitab siis hävitada neid vabu radikaale ehk hoida kehas seda olukorda tasakaalus, et rakk saaks normaalselt toimida, normaalselt areneda, poolduda ja produtseerida terveid ja õnnelikke rakke. Ehk et meie keha siis tõepoolest on nii-öelda normaalses kulgemises. Ja sina ütled, sa väidad, et seda on võimalik saavutada puhtalt vee joomisega. No täpselt, nii nõme ja lihtne see ongi, et see tundub liiga lihtne, et olla tõsi ja see ongi see teema, miks inimene ei võta seda tõsiselt. Mina ikka ütlen, et kõik, mis on lihtne, on geniaalne ja puhas vesi on väga geniaalne, aga ma ei pea seda ainult ise rääkima. Mul on tõestuseks siin taga muideks päris mitmed teadlased, inimestele meeldib väga kuulata teadlaste lugusid, selline mees nagu Hiromi Shindia, kes on siis saanud Nobeli preemia just täpselt ja ta leiutas kolonskoopia aparaadi ja see tähendab seda, et teda huvitab inimene kui inimene, eks ju, ja mis toimub. Ja eile ma just rääkisin ühe inimesega, kuidas seesama teadlane on siis jaganud fotosid meie soole enne kangen vee joomist ja peale kangen vee joomist. Noh, me keerasime selle lõbusalt naljaks, sellepärast et tsirkust ja leiba on rahvale kogu aeg vaja, aga tegelikult on see väga tõsine teema. Me võime ükskõik mis kalleid asju endale sisse kallata heade, väga heade, mitte midagi halba, heade toidulisandite näol, neid on täna olemas, aga kui su soolestik ei võta seda vastu ja see käib nagu solgitorust läbi, siis ei ole sellel väga mingit mõtet. Kui sa teed oma sooled puhtaks, siis sa saad ka vähema toiduga hakkama ja tõepoolest su keha tänab, sest et need toitained, mida sa siis endale sisse paned, need jõuavad sinna, kuhu nad peavad jõudma. Head tervislikku vett peaks jooma, on sinu sõnum. Minu poest ostetud Aqua sa juba laitsid maha, see on happeline ja pigem ei ole mõtet seda juua, kui on muud variandid käes. Kraanist, mina enda kogemusest siin Indoneesias võin öelda, et kraanist ma seda head vett ei saa, kraanist ma saan solki, baktereid
ja muid eluhädasid endale. Ehk siis kuidagi tuleb nüüd see vesi ju ikkagi siis kätte saada, eeldades, et inimene on jõudnud sellesse punkti, et ta on olnud nii palju kohusetundlik või huvitatud, et ta on võtnud selle aja ja uurinud, küsinud, endale selgeks teinud, mis asi on happeline vesi, mis asi on aluseline vesi, mis asi on puhas vesi, mis asi on solgivesi, mis asi on turnud vesi, mis asi on elus vesi, mis asi on antioksüdantne vesi ja milline ei ole antioksüdantne vesi. See nõuab talt päris palju teadmiste kogumist ja ettevalmistust. Me ei saa ju eeldada, et nüüd ka Eestis, et nüüd tuleb meie suurest veevõrgustikust meile aluseline, elus, puhas, antioksüdantne, struktureeritud vesi, mida me siis kraanist lastes alati lusti tunneme ja oma organismi tugevdame. Et see tundub natuke nagu keeruline olukord, et kuidas seda siis päriselt lahendada, et mis see lahendus siis tegelikult on? Ma räägin ühe näite auto seisukohalt. Väga lihtne, kõik saavad aru. Sa ostad poest auto ja uue auto, ükskõik mis hinnaklassis, mida kallim ilmselt, seda rohkem sa seda püüad korras hoida. Aga kui on vaja vahetada õli või teha midagi seal auto juures, siis sa lähed teenindusse ja seal aetakse väga täpselt näpuga rida, millist õli on vaja sinna autosse kallata. Sa tead täpselt, kui sul on diisliauto, sa paned sinna kütteks diislit või siis vastavalt bensiini. Et kõik on väga klaar ja selge ja millegipärast me nagu usume seda. See on nii lihtne asi, aga ma ei lähe mitte kunagi tanklasse. Ma ka sõidan siin 2 autoga, üks on diisel ja teine on bens, alati pean vaatama. Ma mitte kunagi ei lähe tanklasse ega ei võta suvalist voolikut, ei pane sinna auto paaki, sest et ma tean, et ma pean panema õiget. Aga veega kuidagi tundub, et vahet pole. Pudel on pudel ja vesi on vesi. Ei ole nii lihtne. Ja ma tõin siia sisse veel ka selle teenindusjaama, kus sa lähed seda õli vahetama. See on okei, on ju. Sa jätad oma auto sinna, annad võtmed ja tuled pärast järgi. Kõik. On ju, maksad oma arve ära. Nüüd, kui mina toon siin, et meil on 1000 ja enam teaduslikku artiklit, mis kõik tõendavad, et ioniseeritud vesi on tervisele väga kasulik. Muideks mul on siin teine raamat, Aguas Curativas, ma loen hispaania keeles neid asju. Siin on välja toodud, ma ei saa näidata, veerinevused, eks ju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 erinevat punkti teadlaste poolt. Ma ei hakka neid siin ette lugema, läheb väga laiaks. Aga kes tahab teada, siis see küsib. Et mis on väga suur ioniseeritud vee erinevus kehale. Ja need 1000 artiklit ja kõik, mis meil siin taga on, siis nad ütlevad, teadlased on ära ostetud ja kõike võib rääkida. Aga sa usaldad, et see inimene, kes sinu autosse õli kallab, et see ei ole ära ostetud ja see kõik läheb hästi. Et auto suhtes meil on tugev usaldus, aga enda suhtes me kogu aeg kahtleme, et meile tahetakse midagi halba teha. Kui ma räägin sulle veest ja ütlen, et see on hea vesi, ma olen seda ise nii mitu aastat joonud ja mul on selline hulk inimeste tagasisidet, siis on seal ikkagi üks kahtluse uss sees, et nüüd sa ühte äri ajad ja mulle tahad midagi pähe määrida. Mina ikka alati ütlen, et pähe määrimisest pole kasu, sa pead seda vett sisse jooma. Ja nii need lood on. Ühesõnaga, kust ma siis saan seda vett, oli küsimus, jah? Just, kust ma siis ikkagi saan? Pudelist ei saa, kraanist ei saa, sõbra käest ka ilmselt ei saa. Et kust ma saan siis? Kust ma saan, et mina olen
kokku puutunud siis selle veega, mida mina tarbin igapäevaselt ja mis mind vee juurde viis ja pani seda põhjalikult uurima, sest ma ütlesin, kui ma alustasin, siis ma olin ikka väga puhas leht, on ju, et minu tundus kõike see, et nagu vau, mis te räägite nagu päriselt, et vesi ongi vesi, on ju. Ja ma olen siis täna distribuutor ühes Jaapani firmas, mis siis toodab konkreetselt ionisaatoreid ehk et pannakse siis kraani otsa ja siis sinu nii-öelda kraani ja klaasi vahel, nagu Rain armastab öelda, on veel midagi. Ja see on siis garanteeritult parem vesi. Seda vett sa saad, kui sa ei taha nii-öelda põrsast kotis osta, siis on võimalik seda vett proovida erinevates kohtades, kus sa iganes asud, me organiseerime ja sa saad ise ära proovida. Ja ma tean, et sina oled enda peal selle katse teinud, julgenud teha, mitte midagi sinuga juhtunud. Ma näen sind siledamana ja paremini näed välja kui enne. See oli kompliment. et tõepoolest see on vaja ise ära proovida, et me võime siin asja naljaks keerata, aga kui sa reaalselt saad aru, kui palju sa saad nagu õige veega endale head teha ja ma ei räägi endast, eks ju, kui meil on see aparaat kodus, siis on ju sul ka pere. Enamasti inimesed elavad mitmekesi koos, et siis see laieneb kõigile, et tõepoolest aluseline, antioksüdantne ja struktureeritud vesi, mida keha tunneb ära veena. Ja võib siis ikka uskuda, et sealt siis tuleb see aluseline antioksüdantne, struktureeritud ja puhas elus vesi. See on nii hea, see on nagu päriselt nii hea. Et ja loomulikult sellepärast, et need aparaadid on sertifitseeritud ja need on meditsiinilised aparaadid. Et neil on olemas siis tõesti kullasertifikaat ja enne seda, kui neid aparaate tootma hakati, siis olid need elektrolüüsikabiinid 20 aastat Jaapanis haiglate juures, kus siis hakkas see võidukäik nii-öelda peale ja täna on siis need seadmed tõesti väga levinud üle maa, inimesed enamasti teavad ja ma usun küll, et eestlased on seda väärt. Ma usun tõsiselt, et eestlased on seda väärt. Jõupingutusi, mis me oleme selles suunas teinud, et seda infot inimesteni viia. See ei ole nii lihtne rääkida lihtsast asjast. Just. Tiina, ütle mulle, mis on selle nii-öelda sinu töö eesmärk? Esiteks, Rain, sa tead, et ma ei nimeta seda tööks. Me võime küll seda ilusti tööks nimetada, aga kui sa räägid sõna töö, siis enamus inimestel hakkab paha, sest et nad elavad seal oravrattas töö ja kodu ja mina nimetan seda elustiiliks, et info jagamist, vee info jagamist ja minul on selline pisikene eesmärk, et jõuda Eestis 2 aastaga sinnamaani, et vähemalt 1000 perekonnal on Eestis väga hea veeaparaat kodus. See on vähe, aga see on rohkem kui mitte midagi ja see on see, mis annab kindlasti mingis perspektiivis ka nii-öelda näitajad, et inimesed muutuvad selles osas. Mul on üks huvitav küsimus siin viimaste nädalate jooksul, olles ka ise siis seda vett joonud ja uurinud ja sinuga palju rääkinud, paljude teiste inimestega sel teemal rääkinud, vaielnud, kõike seda nii-öelda läbi mõeldes ütlevad inimesed ühte asja, et vesi on inimõigus, ma pean sealt kraanist hea vee saama, siis ma järelikult usun, et sealt see hea vesi tuleb. Ja teiselt poolt pudelivee turg õitseb aasta-aastalt muudkui suureneb. Ehk siis, kes ostab siis täna pudelivett, kui kraanist tuleb inimõigus, mida ma pean niikuinii jooma?
Just täpselt nii see ongi, et need on need samad tuuleveskid, noh, täna ei ole isegi tuuleveski enam hea näide, mis on uputanud kogu maa, on ju. Aga need on need tuuleveskid, millega me võitleme, et inimene kuidagi arvabki, et tal on mingi sünnijärgne õigus või kellelgi X-il mingi kohustus, et talle see vesi anda. Meil olid küll võimsad europrojektid, mis võimaldasid väga paljudes asulates välja vahetada kilomeetrite kaupa veetrasse, aga ikkagi käed jäävad lühikeseks, sellepärast et te võite ise ette kujutada, et kui sul on, sa oled tulnud läbi pori ja su püksisääred on peaaegu põlvini porised ja nüüd sul on vaja minna tõesti kuskile kohta, kus on okei, et sul on nagu puhtad riided seljas ja kujutad ette, see on sama teema, et sul nagu püksid ülevalt poolt kuni põlvedeni ja natuke peale on ju puhtad ja korras on ju ja mis see väike jupp siis seal enam loeb. Täpselt samamoodi on nende veetorudega. Me võime vahetada ära kilomeetrite kaupa, aga kui see viimane jupike või esimene või vahepealne jupike kuskilt on ikkagi on toru, mis on ikka, või kuidas toruseks kutsutakse, on ikka veel vahetamata ja on kaetud mille iganes teemaga sealt seest, on baktereid täis, siis see kandub edasi igale poole, et see on nagu niisugune suht mõttetu, kui me ei suuda seda teha nagu ära otsast lõpuni. Et see on nagu autokummide parandamine, 4 kummi läheb katki või läheb 2 katki, 1 parandad ära ja mõtled, et sõidad 3-ga edasi, ei sõida väga edasi. Et need on nagu need kohad, mida mina näen. Et selles mõttes usaldada kedagi ja ma isegi kui nüüd olla heatahtlik natukene ka ja öelda, et ja valitsus ju tegelikult tahab ja suudab ja peab, nagu me arvame, siis ju koostatakse veekavasid, neid on ju, inimesed saavad sellest palka, et teevad pikemaid ja lühemaid prognoose ja see on kõik tore, kinnitatakse ära, tulevad kokku komisjonid, aga ikkagi käed jäävad lühikeseks ja lõppvastutus on ikkagi inimesel endal. Sina oled see, kes tõstad selle klaasi ja kallad endale vett sisse, nii et vaata sinna klaasi sisse, mida sa seal näed. Niimoodi panime me alguse uuele podcastile Eesti veehääl. Hakkame siis veest rääkima puhtas eesti keeles läbi inimeste ja nende kogemuste, kes siis sealt klaasist endale seda vett organismi valavad ja mida nad siis tegelikult mõtlevad ja tunnevad ja eelkõige, mida nad teavad. Aitäh teile kuulamast, vaatamast. Tänane esimene saatekülaline oli Tiina Ross, kes toob Eestisse teadmist sellest, et mis asi on kangeni vesi, mis on aluseline, ioniseeritud, antioksüdantne, elus ja meie organismile nii kasulik, et see annab meie elule hoogu. Kui sa juhtud meie salvestust siin vaatama enne 21. juulit 2024 ja sa tunned, et tahad sellel teemal veel edasi minna või kui sa ei tea veest üldsegi mitte midagi, siis ole hea, tule kohale 21. juuli Tallinnas Euroopa hotellis. Me teeme terve pika päeva, kus tulevad teadlased, kus tulevad terapeudid. Olen kohal mina ja võib-olla ka Rain ja saame siis nendel teemadel nii-öelda süvitsi minna. Ootame sind. Aitäh vaatamast!